hei hoo, tere! Väga tore teid siin kõiki näha täna. See on täna väga eriline päev, sest täpselt aasta aega tagasi me kogunesime siin esimest korda. Paljusid teie hulgast ma nägin siis esimest korda ja peale seda me oleme aasta jooksul sõdrunenud, sest me oleme ajanud üheskoos ühte asja. Sellist sõbralikku koostööprojekti, mille nimi on Eesti Metsa Abiks. Ja kui ma olen siin viimased nädalad mõelnud selle peale, et kuidas see metsasõda tegelikult alguse sai, miks me aasta eest siia niimoodi kogunesime ja siis jäimegi kokku käima. See ei ole ju tegelikult mingisugune hullude jolu, kes arvavad, et metsi ei tohiks üldse raiuda, et metsade majandamine tuleks lõpetada. Tegelikult, kui vaadata ajalugu, mida mina ajakirjanikuna olen väga palju teinud, vaadanud meie viimase 20 aasta ajalugu, siis reaalsus on olnud see, et looduskaitsjad on teinud aasta-aastalt järeleandmisi oma kaitsealades, oma vajakutes, kogu aeg lageraie lankide pindalad suurenevad, raievanuseid alandatakse, raiemahud suurenevad ja looduskaitsjad teevad muudkui teevad järeleandmisi, kuni lõpuks siis eelmine aasta oli see üks õlekõõres Riiast. Olid kaitsealad, oli lubatud, et tulevad, hüpati alt ära ja siis me siin kogunesime ja me saime need kaitsealad. Me saime need, sest tuli ema. Ja mis selgus? 20% nendest Laane ja Salu metsadest olid juba lagedaks raiutud. See ilmestab väga hästi praegust olukorda. Meie metsi ei majandata tasakaalustatult. Metsade majandamine on normaalne, aga seda peab tegema mõistlikult, sest muidu metsad jäävad vaeseks. Ja paljud loodusmehed räägivadki viimasel ajal, et Fred Jüssi on sellest rääkinud, et metsad on väga vaeseks jäänud. Ilveseid jääb aina vähemaks, hunte jääb vähemaks. Lendorav, kui Eesti Vabariik taasiseseisvus, oli meil lendoravat veel 5 asulkonnas üle kogu Eesti. Praegu on ainult 1. Ja kui vaadata seda ühte paika Lõuna-Eestis, kus neid lendoravaid veel on, ortofotodelt, siis on näha, et ka seal üks koi näksib, nagu ortofotode pealt kogu Eesti paistab, nagu üks koi näksiks. Kui mulle paar päeva tagasi üks tuttav Erametsaliidust saatis kirja, mis ringleb Erametsaliidu sees, et ka nemad valmistuvad meeleavalduseks, et nad ei jää seekord kõrvalseisjaks, vaid teevad meile vastu kampaaniat. Ja mulle saadeti kirjavahetus, kus üks Erametsaliidu liige oli küsinud, et miks ja et kas Erametsaliit siis ei osalegi sellel üritusel Eesti Metsa Abiks. Ja selle peale vastati kuidagi niimoodi, et meil ei ole nendega millest rääkida, nad on meie vastased. Ja see tegi mind väga murelikuks. Ja ma mõtlesingi, et mida ma tahan kindlasti, mida me kõik peaksime täna rõhutama, on see, et me ajame siin kõik ühist asja. Me ei taha ju kellegagi sõdida, kui praegusel hetkel on metsameestel probleem, et on suur kriis, saeveskid ei saa tooret, sellepärast et harvesteid ei saa metsa minna, sest et kliima on soojenenud ja maa on nii tüma, siis me ei saa ju süüdistada mitte kliimat või ilma. Me peame mõtlema, et miks on siia riiki lastud nii palju harvestere ja praegugi lastakse. Ei ole mingisuguseid raskuspiirangud, aga iga harvester tähendab masinat, mis peab töötama ja mis hakkab seadma tingimusi. Tingimusi näiteks sellele, et raierahu ei saa pidada, sest on liisil. Aga selline metsamajandus ei lähtu mitte metsast, vaid
mingisugusest mõttest, rahast. Aga see raha, see on nii ajutine. See mets, mis meilt välja viiakse, see on aeg. 10 või 100 aastad. Ja see on kooslus, see on loomade elupaigad. Ja muidugi on meil vaja kütta ahjusid ja teha mööblit ja isegi paberit. See ei ole mingi probleem. Me peame tegema seda lihtsalt mõistlikult ja tasakaalukalt. Ja selle kõige valguses, selle positiivse sõnumi ja lootuse valguses me tahamegi täna üle anda. Tule, Sirje. Ja, tule siia. Tule. Tahame üle anda sellise kingituse, mida me oleme oma siseaktiivis päris pikalt ette valmistanud ja mõelnud, et kellele me selle kingituse just anname ja milline see kingitus peaks olema ja kuidas see kingitus kannaks kõige paremaid vilju. Ja lõpuks me otsustasime, et me ei hakkagi andma seda kingitust ühelegi konkreetsele isikule, vaid me anname selle kogu Keskkonnaministeeriumile. Ja selle nimi on aasta lootuse auhind 2018. Ja see on, nagu te näete, selline väga ilus pesakast, aga see ei ole siis mõeldud mitte metsa panemiseks, vaid see on mõeldud siia Keskkonnaministeeriumisse, siseruumidesse üles riputamiseks. Ja täna me siin oma laulude ja heade soovidega saadamegi rahva poolt ühe sihukese lootuse linnu sinna pesakasti sisse, et kõik Keskkonnaministeeriumi ametnikud tulevikus tunneksid, kuidas rahva lootus tõesti päriselt on nendega. Me ei taha kedagi karistada, me ei pea nõiajahti, me ei otsi süüdlasi, me otsime lahendust. Me tahame ilusat, julget, turvalist tulevikku oma lastele. Ja ma kutsuksingi Keskkonnaministeeriumist Marku Laud, Keskkonnaministeeriumi eluslooduse asekantsler, kellega me ajakirjanduslikult juba aastaid oleme suhelnud. Aga ma siis annan sulle ka mikrofoni, et sa saaksid ka. Tervist kõigile, aitäh! Võib-olla küll ei usu, aga et Keskkonnaministeeriumi poolt kõigepealt sooviks esiteks palju õnne organisatsioonile esimene sünnipäeva aasta ikkagi, et me oleme selle aasta jooksul paljude tegemistele kaasa elanud. Tegelikult tänan selle eest, et olete aidanud keskkonnaküsimusi rahvale lähemale viia. Et paljuski need sõnumid, mis on siia plakatitele kirjutatud, on ju tegelikult samad sõnumid, mida Keskkonnaministeerium endas kannab ja samamoodi kogu ühiskonnale püüab edasi anda. Selles mõttes suur tänu. Olete aasta võrra vanemad, loodetavasti läheb meie koostöö järjest sisukamaks. Selles mõttes olete alati oodatud meie ustest ka sissepoole, meil on ruumi toas, saame soojas olla ja koos tegelikult neid häid mõtteid siis ka edasi kanda. Ja kingituse eest ka kahtlemata suur tänu, et head mõtted saavad olema meie ministeeriumi majas hästi kaitstud igal juhul ja leiame sellele auhinnale sobiva koha. Aitäh! Suur tänu, Marku, ja ma rõhutaksingi, et see ongi tõesti tulevikku vaatav kingitus, kuna nüüd algab uus aasta ja me hakkame lõpuks paika panema järgmise 10. arengukava. Siis ma kohe ütleksin siit ema poolt, Marku, et siin kõik kuulevad, et nii palju, kui meie oleme suhelnud rahva, külaseltside ja inimeste erinevate huvigruppidega, siis meie organisatsiooni kindel seisukoht on, et järgmise 10. arengukava peaks tulema kompenseeriv arengukava, mis kompenseeriks siis selle 10. liiga intensiivselt ilmselgelt praegu me näeme. Ühesõnaga, nagu ma ütlesin, ei taha kedagi karistada, aga rahva soov on kompenseerivale säästlikule arengukavale järgmiseks aastaks.
aga me oleme oma lootuse nüüd edasi andnud. Ja nüüd meil on ju aeg minna siit põhilisse sündmuspaika, Riigikogu ette. Head sõbrad, me hakkame liikuma mäe otsa.